Tere tulemast, kallid jäärad! Siin on teie detsembrikuu teise poole ja ühtlasi ka 2019. aasta lõpu ülevaade. No nii, teil on sel kuul ehk siis selle kuu lõpus suur võimalus sattuda ahvatluste küüsi, mis on seotud teie egoga, sellega, kuidas te soovite ennast näidata, olgu see siis jõulu, uue aasta pidu või mis iganes kingituste tegemine. Kiusatus just nagu üle pakkuda, üle pingutada või siis üle laristada ehk on väga suur. Tasub võtta samm tagasi ja mõelda, äkki kingituste tegemise juures on olulisem mitte selle väärtus või eksklusiivsus, vaid lihtsus ja südamesoojus selle taga. Samuti võib ohuks osutuda siis ootused teistele, ootused olukordadele, ootate võib-olla enamat aasta lõpu üritustelt, aasta lõpu saavutustelt ja tegevustelt, kui te tegelikult saate, võib-olla ootate isegi enamat iseendalt ja pole rahul oma saavutustega või siis tulemustega. Ehk siis teie jaoks on lihtsalt üleskutse, katsuge rahulikult, ennem mõelge, siis öelge, ennem mõelge, siis tehke ja mõelge kohe mitu korda. Ehk siis ahvatlused, mis teile sattuvad, võivad olla erinevat tüüpi. Igal juhul teie nendest võita ei saa. Tuleb mõelda, kas ma vajan midagi või ma tahan midagi. Ja lähtuda ikkagi vajaduste põhiselt, siis vastandiks tahtmiste põhiselt. On aeg just nagu endale hetkeks aeg maha võtta. Võib-olla nautida pigem sellist puhkust, vabu päevi, mis iganes on teil aasta lõpul antud selleks, et aeg maha võtta. Nautige neid hetki, selle asemel, et üritada esineda või olla just nagu tähelepanu keskmes. Praegu ei ole see koht. Proovige selle asemel, et tähelepanu keskmesse ennast asetada, proovige seekord teistmoodi. Proovige vaatleja olla, proovige jälgida olukorda, mitte selle sees olles kaotada igasugune just nagu järje hoidmine, et kes ja mis teie ümber on. Ja nagu ma ütlesin, ahvatlusi on igat sorti. Kui te tunnete milleski ära ahvatluse, siis nagu ma juba ütlesin, mõelge enne, kui tegutsete või ütlete. Aitäh, ilusat aasta lõppu teile ja olge hoitud!